Tervist, mina Lillar Kohvinavalt ja täna on pühapäev, 1. juuli ja ma siin hiljaaegu võtsin sõbraks kellegi Kaili Metsaotsa ühesõnaga, et siin on nagu profiili peal näha selline noorema naisterahva pilt, aga siis on ka näha olemas selline vanema naisterahva pilt. Ja nüüd siis 1. juulil tuli minu sõnumikasti või tuli selline kirjakene, et vabandust, võin teiega ühendust võtta, ma just nägin teie profiili ja ma arvasin, et oled inimene, keda ma vajan. Lühidalt öeldes, minu nimi on Kaili Metsaots, algselt Estonie ja ma elan Prantsusmaal. Mul on tõsine haigus, mis annab mulle teatud surma. See on kõri ja mul on 2 miljonit eurot, mida ma sooviksin annetada usaldusväärsele ja ausale inimesele, et sellest kasu saab. Mul on Prantsusmaal ka punane nafta importija ja ma kaotasin oma abikaasa seal 7 aasta jooksul, mis mulle palju mõjutab ja ma ei saanud uuesti abielluda, kuni ma kaotasin selle järje üldse ära, abielluda kuni mu lastel laskma. Ma annaksin selle summa enne oma surma, et minu päev saaks selle haiguse ees süüdi. Ei ole ma Prantsusmaal vahend, vaid rahustav. Ma tahan teada, kas saate seda 2 miljonit eurot suurust kingitust ära kasutada. Et taha teada, kas see annetus kasu teile, et võite minu e-posti teel ja siis on e-post ka antud ühesõnaga. Noh, ütleme niimoodi, et peaks ikka täitsa naiivne või siukse, mingisuguse lapse mõistusega inimene olema, kes seda asja nagu tõsiselt võtaks, et ilmselt järjekordselt on Facebookis mingisugused sellised viirused levivad ühesõnaga või sellised petukirjad, petuskeemid ühesõnaga, et keegi on kellegi kontosse siis nagu sisse murdnud jälle ja siis hakkab selliseid kirju saatma, et saadab mingisugused emailid ja siis võib-olla varastatakse neid igasuguseid inimeste andmeid ja mida iganes, et selge on see, et sellise petuskeemi ohvriks ei lähe ma mitte kunagi. Ja ma saatsin siis nagu kirja talle vastu ka, et mulle tundub, et seda teksti olete kirjutanud Google'i Translate abil, siin on juba arusaadav, et see kirja tekst on juba selline, et see on niisugune Google'i tõlget kasutatud sõnaga, et see ei ole nagu selline korralik tekst sõnaga. Et ehk kommenteeriks asja lähemalt, et miks te ei vasta ja peale selle sõnaga, et ei kommenteerita enam midagi. Et selge on see, et mulle tundub, et kas see Kaili Metsaotsa konto on ta nüüd kaaperdatud kellegi poolt või on siis ühesõnaga ei oskagi nagu öelda jah, aga nii, et järjekordselt on olemas siuksed petuskeemid ühesõnaga, et rahvas, olge valvel, ettevaatlikud, et sellise asjatõnge ei lähe, et nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.